Aasta 2020 on Eesti rahvajutu aasta. Täna tahan ma sulle rääkida muinasjuttu kandle tekkimisest. Legend räägib seda, et kandlepuu olevat kasvanud ülekohtuselt surma saanud vaeslapse südamest. Jutu nimi ongi Laulev puu ja see jutt pärineb raamatust Edimene kandlevihik, autoriks Helle Suurlaht. Elasid kord Eit ja Taat. Neil oli 3 tütart, noorem, vanem ja keskmine muidugi ka. Nende kodu lähedal oli marjamets ja tütred läksid marjule. Läksid koos 3 ja leidsidki raiesmikku, kuid seal kasvasid kidurad maasikad. Vanem ja keskmine tütar ei tahtnud neid marju korjama hakata, kuid noorem tütar oli selline usin, tema sai iga tööga toime. Vanem ja keskmine tütar ütlesid aga, mis neid korjata, me lähme parem suuremaid ja paremaid ja magusamaid maasikaid otsima. Noorem tütar ütles, minge siis pealegi, ei hakka mina enam edasi minema, ma korjan siin. Jäigi tüdrukuke sinna väikseid maasikaid noppima. Kuid vanem ja keskmine tütar muudkui käisid mööda metsa. Aga et oli alles varajane aeg, päike polnud veel kõrgele tõusnud, siis olid kõik suuremad marjad veel valged. Nii ei saanudki nad suurt midagi, ainult korvi põhja peale natuke. Õhtu hakkas kätte jõudma ja tüdrukud tulid tagasi sinna raiesmikule, kuhu noorem tütar korjama oli jäänud. Noorem tütar oli oma kõhu täis söönud ja oli ka korvi täis saanud. Nüüd pidas vanem õde keskmisega põõsa taga nõu. Me ei tihka koju minna. Nooremal on korv marju täis, aga meil ainult natuke põhja peal. Mis me teeme? Tapame ta ära. Ja nii tapsidki nad õe ära. Metsast läks läbi tee. Nad viisid õe tee veerde ja matsid maha. Et sõsara hauda meeles pidada, istutasid nad sinna kasepuu. Jagasid siis õekese maasikad 2 vahel ära ja läksid tagasi koju. Isa ema kodus kohe küsima, kus siis noorem sõsar on? Aga meie ei näinudki teda, valetasid õed. Metsa tuli ta küll ühes meiega, aga siis läks omaette maasikaid korjama. Meie läksime oma teed, me ei tea temast mitte midagi. Ja nii salgasid nad kõik maha. Läks aega mööda. Külla saabusid kaupmehed. Sõitsid sama teed mööda, mille veerde õed oma sõsar olid matnud. Nägid kaske tee ääres kasvavat. Üks kaupmeestest oli noorem poiss ja pillimees. Ta raius kase maha ja tegi endale sellest kandle. Aga kannel hakkas ilma keelteta laulma. Sõsar minu ära tappis, maha mattis mu marjavaka, mattis suure tee veerde, laia tee ligidale. Sõitsid mööda suured saksad, käisid mööda kaubamehed, maha raiusid kasekese, kalli kandlepuukese. Õhtu oli käes ja mehed läksid öömaja otsima. Kannel aga laulis kogu aeg niimoodi. Kaupmehi oli hulganisti ja eks nad siis jagasid end talude vahel ära. Sattus kandlega poiss sinna talusse, kus tüdrukuke kaotsi oli läinud. Isa ema kuulasid kandle juttu ja ema hakkas nutma. Oi, meil on samamoodi juhtunud. Ema küsis kaupmehelt,
andke mulle ka toda kannelt. Kaupmees andis ja kannel laulis ema käes täpselt samamoodi. Sõsar minu ära tappis, maha mattis mu marjavaka, mattis suure tee veerde, laia tee ligidale. Nüüd ütles isa, andke mulle ka toda kannelt. Ning kannel laulis ka isa käes täpselt samamoodi. Sõsar minu ära tappis, maha mattis mu marjavaka, mattis suure tee veerde, laia tee ligidale. Nüüd anti õdede kätte, kuid õdede käes ei laulnud kannel, ei kummagi käes. Nii saadigi teada, et nad olid oma väikese ära tapnud.